Tere hommikust minu poolt ka, armas kogudus, tere hommikust kõik emad, ilusat emadepäeva teile. Ma arvan, et palju asju on siit lavalt juba ära öeldud ja põhimõtteliselt ei olekski vaja, et ma tuleksin siia rääkima, aga midagi ma ikkagi räägin. Ja ma vaatasin enda arvutis ja enda märkmetes ja failides ringi ja ma sain aru, et viimati ma seisin siin laval selleks, et niimoodi teie ees kõneleda 2024 aasta veebruaris. 2 aastat on läinud mööda ja ma jäin nagu mõtlema sellele, et mis see 2 aastat siis mu elus olnud on. Ja kuigi igapäevaselt mu elus on nagu muutunud väga palju, alates sellest, et mis linnas ma elan ja mis tööd ma teen, siis on samas midagi, mis on täiesti muutumatu ja see on olnud see, et Jumal on olnud hea ja ustav ja kandnud mind läbi nendest hetkedest, kus ma ise ei oleks enam üldse jaksanud ja oleks tahtnud alla anda ja tema on kuidagi enda suure väega ja kirjeldamatult lihtsalt kandnud mind läbi kõikidest asjadest. Ja ma loodan, et kui sa mõtled enda elus tagasi, olgu see siis 5 aastat või 2 aastat või kui sa mõtled viimasele aastale, nädalatele, päevadele, siis see on see kogemus, mida sina saad ka rääkida. Et on olnud igasuguseid asju, on olnud igasuguseid muutuseid, aga kindel on olnud see, et Jumal on jäänud muutumatuks selle keskel. Ta on endiselt hea, ta on endiselt ustav, ta on armastanud mind ja hoolitsenud kõikide mu vajaduste eest. Ja selle keskel kuidagi ka nagu saada aru, et kuigi mina olen teinud enda igapäevaseid asju ja mõelnud ja teinud enda valikuid, siis sealjuures Jumal on jäänud Jumalaks ja teinud neid asju siis, mida ainult Jumal teha saab. Aga täna on emadepäev ja Piiblis räägitakse ka päris palju emadest. Ma ei tea, kui sa hakkad mõtlema, et kes need esimesed emad on, kes sulle pähe kerkivad, kui sa mõtled emadele Piiblis. Minul tulid esimestena pähe sellised, ma arvan, hästi lihtsad näited, mis tõenäoliselt teie peadest ka kuidagi läbi käivad. Näiteks mulle tuli pähe Saara, kes oli siis selline ema, kelle kohta saate lugeda 1. Moosese raamatust. Ta oli selline ema, kes jõudis ära oodata selle Jumala tõotuse täitumise enda elus ja nagu selles mõttes ajaliselt jõudis ära oodata, sest et ta oli juba väga kõrges eas siis, kui ta emaks sai. Siis teine ema, võib-olla see tuli teil esimesena meelde, teine ema, kes tuleb kohe meelde, on Maarja. Et kui Saara oli väga kõrges eas ja nägi seda, et kuidas see võimatu justkui saab võimalikuks, siis Maarja vastupidiselt oli väga noor ja ilmselt üldse ei osanud oodata, et tema elus midagi sellist võiks juhtuda. Aga jällegi seal Jumal tegi midagi, kus justkui võimatuna näiv lugu, et Maarja peab ilmale tooma Jumala poja, see sai võimalikuks selle ema elus. Ja samal ajal kui Maarja oli emaks saamas ka Elisabet ja nagu ka Saara, siis ka Elisabet oli kõrges eas ja võib-olla oli ka juba loobunud sellest mõttest, et temast võiks ema saada, aga siiski ta tundis ära selle Jumala ime enda elus ja ta tundis ära selle, et see on tõesti Jumal, kes on teinud selle võimatu võimalikuks. Mis neid emasid kuidagi siis minu peas, need olid tõesti ainult mõned näited, ma usun, teil tulevad hoopis rohkem emasid meelde ja kõik, mida nad teinud on ka ja millega nad meile kuidagi eeskujuks on. Aga neid 3 minu jaoks ei ühendama just see mõte, et need olid emad, kes mingis mõttes said selle mingisuguse kõnetuses võimatust olukorrast, aga nägid, kuidas Jumal muutis selle võimalikuks ja kuidas Jumal kandis neid läbi. Need olid emad, kes uskusid sellesse, mida Jumal oli neile rääkinud ka selle kohta, et kes nendest lastest saab ja milline see nende tulevik on. Ja nad kasvatasid neid lapsi selles usus ja teadmises. Ja kui need on näited Piiblist, nendest emadest ja ma usun, et sealt on palju asju, mida õppida ja õppida just seda, et milline see Jumala käekiri on, milliseid lugusid ta kirjutab emade elude kaudu ja mida need meile õpetada saavad, siis ma loodan, et sinu enda elus on olnud ka selliseid emasid. Kas need on päriselt sinu bioloogiline ema või vanaema, vanaemad või hoopis keegi, kes on olnud sulle justkui vaimulikuks emaks
emaks või eeskujuks selles osas, et milline üks ema olla võiks ja ma usun, et meil tulevad meelde mingisugused kogemused sellest ja me teame, et emad tõesti sageli, nad kuidagi neil on mingit üleloomulikku armastust enda laste vastu. Neil on sellist üleloomulikku usku ka ja teadmist, et nad kuidagi näevad enda lastes rohkem, kui need lapsed sel hetkel võib-olla näha oskavad ja see on midagi väga, väga erilist. Ja ma tahaks natukene jagada ühte lugu ühest enda elu emast ka. Täpsemalt siis ühest enda vanaemast. Ja et kõik oleks väga aus, siis ma kohe ütlen ära, et tegelikult ta ei olnud vanaema. Ma ei öelnud talle mitte kunagi vanaema, ta oli memme. Minu memme. Ja memme selle aasta alguses lahkus igavikku ja ma mõtlen memmele täna eriti palju, sest et kohe, kui ma siit lavalt maha lähen, ma tegelikult pean kiiresti sõitma Kundasse, kus me matame täna siis ka memme urni maha, aga nii et teate, et kui ma ära jooksen, see ei ole dramaatiline põgenemine, et ma ei suutnud siin kauem olla, vaid ma tõesti lihtsalt pean minema. Aga kui öeldakse, et eestlastel võib-olla ei ole nagu endal seda usku, et siis neil on kuskil palvetav vanaema, siis memme oli minu palvetav vanaema. Tema oli see, kes lapsena juba, ta võttis mind kaasa Kundasse Luteri kogudusse, kus ta ise käis. Ma ei mäleta mitte midagi seal kirikus käimisest peale seda, et see teekond oli hästi pikk, hästi kaua pidi kõndima. Kes on Kundast näinud, kus see Luteri kirik asub, siis võib-olla mõistate. Teekond oli pikk, eriti lapse jaoks. Üks asi, mida minu memme veel tegi, ta õpetas mulle ühte väga olulist asja. Iga kord, kui ma ööbisin seal memme juures ja mitte ainult memme ja taadi juures, memme ja taat, siis minu Kunda vanavanemad. Ma ööbisin nende juures, siis memme igal õhtul voodis luges meie isa palvet. Ja tema oli ka see, kes mulle lapsena õpetas meie isa palvet. Nii et juba väikse tüdrukuna, kui ma seal memme ja taadi juures olin, siis ma teadsin, et õhtuti me loeme meie isa palvet. Ja tol ajal ma nagu ei osanud ka seda kuidagi mõtestada või aru saada sellest nii, sest et jah, ma käisin seal memmega vahepeal kirikus ja seal me lugesime seda meie isa palvet, aga nagu minu kodus me ei palvetanud, ei käinud kirikus, et mul nagu enda pere keskel muidu ei olnud sellist nagu kristlikku tausta. Aga siis aega läks mööda, aastaid läks mööda ja ühel hetkel noorena siis ma hakkasin ise ka otsima ja jõudsin koguduse keskele ja kuigi nagu koguduses mingis mõttes väga palju asju on uued, mida sa pead õppima, siis mul oli hea meel, et üks asi koguduses oli kohe algusest peale mulle tuttav ja see oli see meie isa palve. Ja selgus, et ei olnudki ainult minu memme palve, vaid et teised palvetavad ja teised teavad ka seda palvet. Ja ma loodan, et see lugu lihtsalt natukene julgustab sind, et kui sina ka tänasel päeval sa võib-olla palvetad enda laste pärast või enda laste pärast, sa tegelikult ei tea, sa ei tea, milline see tulevik saab olema ja sa ei tea, kuidas Jumal seda lugu ehitab. Aga see on minu elus olnud vähemalt see lugu, kus ma olen näinud, et see vanaema usk ja need tema palved ja need väikesed seemned, mis ta minu ellu külvas, need hakkasid vilja kandma lihtsalt nagu aastaid hiljem. Muidugi jah, memme jõudis enda elus siis ikka ära näha selle, kuidas ma kirikusse jõudsin ja ta alati küsis mu käest, et kas ma ikka kirikus käin ja kuidas meil läheb seal mingite asjadega ja et tal oli hea meel selle üle ka. Nii et see emade usk ja need väikesed seemned, mida nemad külvavad, neil tõesti võib olla selline igavikuline mõju. Aga on emadepäev, aga me kõik ei ole emad, ei ole isad ka. Aga on midagi, mida me kõik oleme tänasel päeval ja me oleme lapsed. Ja kui on eriti hästi ja sa tead ja teadvustad seda, siis sa tead ka seda, et sa oled Jumala laps. Ja mulle meeldib, kuidas see on kirja pandud 1. Johannese kirjas 3. peatükk 1. salm. Vaadake, kui suure armastuse isa on meile andnud. Meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Kui suure armastuse on isa meile andnud. Ja
võib-olla nagu tundub, et emadelt oodatakse siin maailmas palju, et küll nad peavad uskuma neisse imedesse ja nägema, kuidas võimatud asjad saavad võimalikuks ja külvama neid seemneid. Ma tahaks öelda, et kui sa oled Jumala laps, siis sult oodatakse ka päris palju. Võib-olla isegi rohkem. Ja kuigi me näeme emade eludest ühte sellist väga ilusat ja head eeskuju teiste armastamises ja teiste eest hoolitsemises, siis ma tahan täna, et sulle jääks see sõnum, et tegelikult meid kõiki on kutsutud üksteist armastama ja meid kõiki on kutsutud üksteise eest hoolitsema. Meie emad teevad seda väga hästi. Ma loodan, et see on sinu elukogemus, aga meid kõiki on kutsutud samamoodi armastama ja samamoodi üksteise eest hoolitsema. Aga loeme Jumala sõna. See, mis me lugema hakkame, on nüüd 1. Johannese kiri ja 4. peatükk alates salmist 7. Ja ma väga julgustan sind, et kui sul endal on piibel kaasas, siis tee see lahti ja loe seda kaasa, sellepärast et ma võin öelda siin igasuguseid sõnu ja võib-olla need sõnad lähevad sinust mingil põhjusel mööda. Aga ma olen enda elus näinud ja kogenud seda, et kui sa loed Jumala sõna, siis need sõnad, need saavad sind ühel hetkel kätte ja need saavad sind kätte omadel viisidel, sellistel, mida mina ei suudaks siit lavalt öelda või välja mõelda isegi kunagi. Nii et loe kaasa ja mõtle sellele, et mida need sõnad tänasel päeval sinu jaoks tähendavad. 1. Johannese kiri 4. peatükk alates salmist 7. Ja siin siis kirjutatakse armastusest Jumala ja inimeste vastu. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meist täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et on andnud meile osa oma vaimust. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud poja maailma päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval, sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Amen. Ma igapäevaselt tegelen tekstide analüüsimisega, nii et siin väike selline kvantitatiivne analüüs. Me lugesime praegu 280 sõna, oli see osa pikk. Selle 280 sõna jooksul 22 korda mainiti sõna Jumal ja selle erinevaid vorme. Sõna armastama ja selle erinevaid vorme oli 15 korda ja armastus ja selle erinevaid vorme oli 12 korda. Ja need olid siis need kõige sagedasemad sõnad, mida selle 280 sõna jooksul leidus. Ja selle põhjalt on juba, võiks ju olla päris selge, et millest see meile räägib. See räägib Jumalast ja armastusest ja armastamisest. Aga tegelikult see sisu siin on kuidagi hästi mitmesuunaline ja see kirjeldab armastust korraga mitmete erinevate nurkade alt. Esiteks see räägib Jumalast, kes on armastanud meid.
ja nii nagu ma siin juba enne ütlesin ka, et on armastanud sellise armastusega, et meid hüütakse Jumala lasteks ja see on midagi väga erilist. Ja siit tuleb välja, et see on selline armastus, millest ta on andnud ära enda ainusündinud poja selleks, et meil võiks olla elu ja et meil võiks olla seda elu ülirohkesti. Samas see räägib sellest, et me peame armastama üksteist, me peame armastama vendi ja õdesid meie ümber ja see ei räägi sellest üldse nii, et kui sul on aega, siis armasta neid või kui sa viitsid ja võib-olla armasta, aga väga ei ole vaja ka, vaid siin on öeldud, et kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Me oleme kohustatud. Muidugi kohustustest saab ka kõrvale viilida, aga siin see on selgelt öeldud, et me oleme kohustatud. See on midagi, mida me peame tegema. Siin ei ole valikuvabadust selles osas, et kas me armastame või mitte. Ja samas see räägib ka siis sellest, et kuidas me armastame Jumalat. Ja need viimased kaks, see, et kuidas me armastame inimesi enda ümber ja kuidas me armastame Jumalat, on väga tihedalt üksteisega seotud. Ja siit tekstist tuleb välja see, et kui sa ei armasta inimesi enda ümber ja sa ütled, et sa armastad Jumalat, siis sa valetad. Et see ei ole võimalik, et sa armastad Jumalat ja sa ei armasta neid inimesi, kes su ümber on. Ja mulle väga meeldis ka see, nagu siin 20. salmis siis on öeldud, et kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ma ei tea, kuidas sul on nende nähtamatute asjade armastamisega, et kas on lihtne armastada neid asju, mida sa näinud või kogenud ei ole, aga see kirjakoht ütleb ka, et kui me siin nagu füüsilises maailmas need inimesed meie ümber, kui me ei suuda nende vastu näidata armastust, siis see ei ole võimalik, et me armastame seda Jumalat, keda me ei ole enda kõrval sellisel kujul näinud. Ja samas siit tuleb ka välja see, et me ei saa lihtsalt öelda, lihtsalt enda sõnadega, et me armastame kedagi, vaid me peame seda enda tegudega ka välja näitama ja sellest ka seal Johannese kirjas üks peatükk varem, 3. peatükk, salmid 17-18. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Ehk siis neile sõnadele seal peavad olema need teod, mis kinnitavad seda, et see armastus on seal ja see armastus on päris. Mulle meeldis ka siin see väljend, et kui sa lukustad oma südame kellegi ees, et nii ei saa. Ja kui nüüd mõtled, et mis see vastand siis oleks, et olgu ma siis ei lukusta oma südant, ma teen südame lukust lahti, ma avan oma südame. Ja see pani mind mõtlema sellele, et tegelikult üks asi, mida ma enda elus näen ja võib-olla te tunnete ennast ka kuidagi selles ära, on see, et mul on vaja elus teha ruumi teistele inimestele selleks, et ma saaksin neid armastada. Ja see algab sealt südamest, et sul peab olema südames ruumi selleks, et olla olemas kuidagi teiste inimeste jaoks. Ja siis see läheb praktilisemaks, et siis sul on vaja enda nädala sees ruumi, sul on vaja enda kalendris tekitada ruumi ja seda aega, millal päriselt siis armastusega olla olemas nende inimeste jaoks, kes su ümber on. Ja vahel see ruumi tegemine nagu eeldab seda, et me peame loobuma mingisugustest asjadest ja me peame tegema valikuid, et ma tean, et näiteks, et see on mu puhkepäev, aga ma teen siin ruumi sellele, et armastus saaks kuidagi ellu elatud või et ma saaksin nagu armastuses olla olemas inimeste jaoks, kes on mu ümber. See kuidagi hakkas mulle sel nädalal väga seostuma ka nende suviste laagritega, et meil jälle, see on väike reklaamipaus ka, lastelaager on tulemas, noortelaager on tulemas. Ja see on ka üks selline asi, et kui sa kalendrisse vaatad, et kui sa lähed sinna laagrisse, see võtab kalendris ka päris palju ruumi. Et kui lähed mõlemasse, siis võtab 2 nädalat ruumi näiteks. Ja ma olin selle peale mõelnud ja siis reedel
ma vaatasin enda töömeili ja mul on see postkast on selline, et ta vahepeal nagu filtreerib kirju seal kuidagi selle järgi, et kas need on õngitsuskirjad või miski muu ja siis kui tundub eriti kahtlane kiri, siis ta paneb selle karantiini. Ma ei tea täpselt, mis need kirjad seal karantiinis teevad, aga siis ma saan kokkuvõtteid, et sul on karantiinis kirjad ja siis ma näen nende pealkirju. Ja siis reedel ma sain kirja, et mul on karantiinis kiri ja selle pealkiri on, nüüd see täpselt selline oligi, kas sa tõesti tahad veel ühe suve kannatada? See oli väga intrigeeriv pealkiri, ma ei tea, millest see kiri rääkis, aga kohe tekkis see küsimus, mõtlesin, et miks nad arvavad, et ma olen kannatanud siiamaani, et ma pean veel kannatama ja miks ma kannatan üldse. Aga see pani mind ka nagu mõtlema sellele, et kui me teeme ka elus ruumi selleks, et kuidagi olla teiste jaoks olemas, siis see on alati perspektiivi küsimus. Et kas see, et ma lõin selle ruumi ja see, et ma loobusin millestki, et kas see on kannatamine või kas see on õnnistus tegelikult meie elus. Et see ruumi tegemine on tegelikult võimalus, et näha, mida armastus suudab teha ja mida suudab teha armastus teiste inimeste eludes ja mida see suudab samal ajal meie elus teha ka. Aga selleks, et kuskilt üldse tuleks välja nagu see soov või see tahtmine või see igatsus, et peaks seda ruumi teistele tegema. See eeldab seda, et me teeme enda elus ruumi suhtele Jumalaga ka ja nagu selle maailma kuidagi kiiruse ja kõige keskel mul on tunne, et see on üha nagu sellisem keerulisem väljakutse ja see on midagi, millega ma ise tegelen ka, et see vajab nagu konkreetset otsust, et ma tean, et mu elus toimub hästi palju kõiki neid asju ja ma pean olema seal ja mul peab olema see asi selleks ajaks tehtud ja nii edasi, et need kohustused on kuskil. Aga et selle keskel ma otsustan, et ma teen ruumi selleks, et võtta aega Jumalaga. Ma teen ruumi selleks, et kuulda, mida temal on öelda ja kuidas ma saaksin nagu kasvada lähemale talle. Ja see sisuliselt, see võib ju tähendada kõikvõimalikke asju, alates piibli lugemisest kuni selleni, et laulad ülistuslaule, aga see algab sellest otsusest, et sa teed ruumi. Sa teed ruumi ka nendes kohtades, kus tundub, et tegelikult ma ei tea, mul nagu siin päevakavas ei ole seda ruumi, aga sa teed ruumi. See on valik ja see on otsus. Kunagi juba siis, kui ma olin noorem, mitte et ma nüüd väga vana oleksin praegu, aga nii 10 aastat tagasi ma otsustasin, et ma loen igal hommikul piiblit. Ja lihtsalt loengi igal hommikul. Vahet ei ole, kas on tööpäev, kas on nädalavahetus, kas on hea päev, kas on halb päev. Ma loen hommikul piiblit. Ja see teekond on olnud sellist, muidugi seal on omad tõusud ja mõõnad, aga see on üks selline rutiin, mille juurde ma tulen alati tagasi. Et isegi kui selles on vahepeal midagi juhtunud, ma ei tea, jääbki vahele 1 päev, 2 päeva, võib-olla jääb vahel terve nädal vahele mingisugustel põhjustel, aga ma tulen selle juurde tagasi, sest et ma tean, et see on see üks koht minu elus, kus ma tahan luua ruumi sellele, et Jumal saaks minu ellu midagi rääkida. Ja see on üks koht igal hommikul enne seda, kui ma hakkan tegema tööd ja enne seda, kui ma torman kõikide nende asjade juurde, mis nagu tunduvad nii äärmiselt põletavad. Ma teen ruumi Jumalale. Kui sa täna sellest kõigest siit nüüd midagi kaasa võtad, siis võta näiteks seda, et me oleme enda elus ja piiblilugude kaudu ka me näeme emade elus väga suurt eeskuju selleks, kuidas uskuda võimatut, kuidas kuidagi uskuda parimat ja selle realiseerumist enda laste eludes. Aga me näeme ka sellist suurt armastust selle taga ja sealjuures igaüks meist, me kõik, me oleme kutsutud üksteist armastama ja üksteise eest hoolitsema. Sellepärast, et Jumal on armastanud meid, ta on armastanud meid ühe kirjeldamatult suure armastusega ja selle pärast me peame
ja me oleme kohustatud armastama neid inimesi, kes on meie ümber. Ja me sealjuures peame mõtlema, et kuidas väljendub see ka nagu minu armastus Jumala vastu ja kuidas ma saan teha enda elus ruumi selleks, et tõesti olla koos Jumalaga ja ruumi ka selleks, et armastada neid inimesi, kes minu ümber on. Aga tõuseme ja palvetame. Jumal, aitäh sulle selle eest, et sina oled meie kõigi looja ja sina tunned meist igaühte nimepidi. Jumal, aitäh sulle, et sa oled armastanud meid nii suure armastusega ja ma palun, et kui me kuidagi ei ole seda ära tundnud või me ei ole sellest aru saanud lõpuni, et mida see meie eludes tähendab, et sa võiksid seda ilmutada meile, sa võiksid seda ilmutada täna ja selle järgneva nädala ja järgnevate kuude jooksul ka, et mis see sinu armastus on ja kuidas see võib meie eludes vilja kanda. Jumal, ma palun, et sa annaksid meie südamesse neid mõtteid, et kes on need inimesed ja kelle jaoks meie peame enda elus ruumi tegema või kus on need kohad meie elus, kus me saame teha ruumi selleks, et paremini armastada neid, kes on meie ümber ja hoolitseda nende eest, kes on meie ümber. Jumal, ma palun, et selle kõige keskel, et sellest ei saa meile mingisugune nagu töö või mingisugune uus väljakutse, vaid Jumal, see on selline nagu osa meie elust, mida me ei saa lihtsalt ära lahutada või kõrvale jätta, sellepärast, et me teame, et sina oled meid nii väga armastanud ja me peame selle eeskuju järgi armastama neid inimesi, kes meie ümber on, aga Jumal, me armastame ka sind selle kõige sees. Isa, aitäh sulle, et mis iganes väljakutsete keskel me oleme ka sinu sõna ja sinu ligiolu võivad anda meile tarkust ja valgustada ka meid selle uue nädala keskel, kuhu me astumas oleme. Tänu sulle. Amen.